Tere siit Euroopa Parlamendist Strasbourgist. Mul on kõiki rõõm tervitada, sest on kõige viimane täiskogu istungite nädal toimumas siin. Prantsusmaal Saksa piiri lähedal 24. aprill kell 4 pärastlõunal kohaliku aja järgi. Eestis on kell juba kell 5 õhtul, nii et inimesed hakkavad töölt koju minema. Ja nii nagu me oleme teinud viimased 5 aastat, siis ka praegu kõige viimane nädala kokkuvõte selle ametikoosseisu ajal. Kohe on tulemas valimised, sestap ongi siin käimas hääletused, debatid, arutelud, kohtumised kõikidel teemadel. Nii et nii nagu ma olen alati teinud viimaste aasta jooksul, ka siis praegu viimane kord aprilli viimasel nädalal, et anda tagasisidet oma valijatele, oma toetajatele, ka vaenlastele ja vihkajatele selle eest, kuidas meie oleme siin oma valijaid esindanud, Eesti huve kaitsnud ja valmistumas valimisteks. Esiteks hääletuses. Hääletustest näiteks on olnud väga palju raporteid, väga palju resolutsioone hääletustel. Vastu üks kõige olulisemad, mis oli hääletusel just täna lõuna ajal kell 12, puudutas platvormi töötajaid. Nimelt Euroopa Liit on siis välja töötanud sellise raamistiku või ühise normi, et kuidas Euroopa Liidu kõikides riikides me peaksime kohtlema platvormi töötajaid. Nimelt Bolti autojuhid, Wolti siis toidukullerid, inimesed, kes tulevad rattaga sulle koju toitu tooma, et kas nad on töötajad, on nad teenusepakkujad, on nad lihtsalt mingisugused nagu vabad inimesed, kel puuduvad igasugused töösuhted oma siis palgamaksjaga või tellijaga. Ja lõpuks siis Euroopa Liit täiesti mõistlikult minu arvates leppis kokku, et siiski tegemist on töötajatega. See siiamaani oli arusaamatu, sest et sõltub riigist, sõltub sellest maast, kus nad toimetavad, et kas tegemist ongi siis millise juriidilise vormiga, et kas tegemist on nagu palgatöötajatega töölepingu alusel või tegemist on käsunduslepingu alusel või tegemist on teenusepakkujaga, siis praeguseks on vähemalt kokku lepitud Euroopa Liidu tasemel, et tegemist on siiski töötajatega, kes sõltuvad oma palgamaksjast ehk oma sellest firmast, kelle heaks nad töötavad. Ehk et inimene, kes sõidab oma autoga taksot Bolti all, näiteks Bolti logoga, siis inimene töötabki Bolti heaks ja Bolt peab vastutama, et kus sa oled pärit, kas su maksud on makstud, oled sa legaalselt oma riigis, nii et kuidas sa töötad. Debattidest selle koosseisu kõige viimane kõne, mis sai minu poolt peetud, oli just täna hommikul enne lõunat ja rääkis siis 20-aastasest tähtpäevast Euroopa Liidu laienemisest. Kuna nüüd 1. mai täitub 20 aastat sellest, kui Eesti, Läti, Leedu, Poola ja veel mitmed riigid liitusid Euroopa Liiduga, siis oli ka siin siis pidulik tähistamine Euroopa Liidu laienemisest. Ja iga poliitgrupi esindaja sai pidada kõne kuni 2 minuti pikkuse ja meie poliitgrupi poolt see ainus kõneleja olin mina ise, sest et ma olen pärit siiski Eestist, riigist, mis liitus Euroopa Liiduga 20 aastat tagasi ja seega ma siis pidasin kõne selle laienemise puhul. Oma kõnes kiiresti üle korrates mainisin, et ilmselgelt Euroopa Liitu kuulumise toetus on väga kõrge Eestis. Ega ka kõik uuringud ja küsitlused näitavad, et 75% ja rohkemgi inimesi toetab Euroopa Liitu kuulumist, aga mitte tingimusteta. Ja ilmselgelt inimestel on oma nägemus Euroopa Liidust ja sellest ühendusest, kuhu me tahame kuulda. Ja ka meie oleme näiteks Euroopa Parlamendi siis finantside eest tellinud uuringuid, et saada aru inimeste meelsusest. Ja meelsus on väga selge. Umbes 2/3 Eesti inimestest, olgu nad kas kõrgharidusega või madalharidusega, suure palgaga, väikse palgaga, maaelanikud, linnalanikud, siis 2/3 neist inimestest ei toeta föderalismi. Nad ei toeta ühiseid Euroopa Liidu makse, nad ei toeta ühist migratsioonipoliitikat, nad ei toeta rohkem võimu andmist Euroopa Komisjonile või Euroopa Parlamendile, vaid nad toetavad rahvusriikide liitu. Ehk et see liit, millega Eesti ühines referendumiga 20 aastat tagasi, on hoopis teine võrreldes sellega, mis meil täna on. Täna, kus meil on 2/3 föderaliste Euroopa Parlamendis, kes räägivad rohkem võimu andmisest Euroopa bürokraatidele, föderalistidele, selles, kuidas meil on vaja kehtestada uusi makse rohepöörde teostamiseks. Sul on roheäärmuslus, migratsioonitulvad voolavad Itaalias, Hispaaniasse ja siis tulevad sulle rääkima ametnikud, et kuidas neid migrante tuleb hakata ümber jagama kvootide alusel teistesse riikidesse nagu Eestisse. Siis see ei ole see liit, millega Eesti valija tahtis liituda aastal 2004.
See oli minu siis kõne nii-öelda sisu kokkuvõte lühidalt öeldes. See kõne muidugi leitav ka minu kodulehel jaakmadisoo.ee, YouTube'i lehel, Facebookis, mujal sotsiaalmeedias, aga loodetavasti andsin oma parima, et esindamaks eestlaste ja Eesti rahva huve tervikuna. Kuid sellega ilmselgelt meie see koosseis on siin lõpetamas. 5 aastat on tööd tehtud. Ma loodan, et meie valijad ja minu valijad on jäänud piisavalt rahule. Kui saab midagi paremini teha, siis ma proovin muidugi paremini teha. Aga järgmises koosseisus on juba uued liikmed, uued 7 saadikut Eestist. Kes need on, me ei tea veel. Seda muidugi otsustavad valimised ja inimeste toetushääled. Mina kandideerin erakonna nimekirjas viimasena ankurmehena. Ma olen muidugi öelnud, et kui ma saan selle valijate toetuse, siis ma tulen ka muidugi tagasi siia. Samas on öelnud ka erakonna esinumber ehk erakonna esimees Martin, et ka tema tuleb valituks saades Euroopa Parlamenti. Kindlasti see on tõsiselt võetav seisukoht ja kindlasti ta tulebki. Aga lõpuks see muidugi valijate otsustada, et millist saadikut ja esindajat Eesti riigile nad soovivad saada siia Euroopa Liidu föderalismi pessa seisma meie eestlaste huvide eest. 9. juuni on valimiste päev. 9. juuni õhtul, hilise õhtul öösel tulevad ka tulemused. Eks me näis, milline see tulemus tuleb. Igastahes ma olen alati öelnud ja ütlen ka edasi, et meie kellegi suurim südamesoov ei pea olla ilmtingimata poliitikas, vaid poliitika tähendab siiski kohustust, vastutust ja soovi seista oma valijate ja oma riigi ja oma rahva eest. Ja ma usun, et ka sellest lähtudes teevad valijad valiku valimispäeval 9. juuni ja lõppkokkuvõttes ma väga loodan, et valijad teevad targa valiku ja valivad Konservatiivse Rahvaerakonna kandidaate, kes ainsatena seisavad meie riigi, meie põhiseaduse ja meie rahvuse huvide eest siin Euroopa Liidus. Aitäh teile ja rohkem nädala videokokkuvõtteid ei tule enne valimisi, kuna meie parlament lõpetab tegevuse. Maikuu möödub kampaania tähe all. Lisaks ma ütlen kõigile toetajatele, valijatele, et kes soovivad, siis on mul jagada ka toredaid autokleepse, mida panna taha klaasile, kus on kena lause sõnastuses, et sinu hääl Euroopas, Jaak Madisson. Kes soovib autokleepse, kirjutage mulle isiklikult. Me saadame teile kas siis pakiautomaati või postiga, et saate oma autole panna kleepsu, et keda teie valite Euroopa Parlamendi valimistel. Lisaks on tulemas veel ka mõned üksikud rahvakohtumised. Viimane suurim rahvakohtumine toimus 21. aprillil möödunud pühapäeval Tallinnas kinos Artis. Saal oli rahvast täis, see oli ülimalt meeli ülendav ja südant soojendav minu jaoks näha niivõrd palju inimesi, kes isegi väikese reklaami peale tulid kohale, et kuulata siis minu nägemust ja endise Kaitseliidu ülema kindralmajor Riho Ühtegi nägemust Eesti julgeolekust, kaitsevõimest, meie kaitsepoliitikast ja välispoliitikast. Ja see, kui palju inimesi kohale tuli, oli tõesti minu jaoks ääretult tõesti liigutav. See oli väga liigutav. Ja seega ma tänan kõiki, kes tulid kohale 21. aprill Tallinnas rahvakohtumisele. Kõige viimane rahvakohtumine toimub juba reedel, ehk mis ta ongi siis 26. aprill, eks ole, 22, 3, 4, 5, jah, 26. aprill reede õhtul Saaremaal kell 6. Seega, kes saarlastest soovib tulla rahvakohtumisele, et isiklikult rääkida ja kuulata siis minu poliiteteooriaid ja minu nägemust maailma elust, siis on väga teretulnud. Ja maikuus enam rahvakohtumisi klassikasi ei tule, kuna ilmselgelt maikuus, kui on õues juba ilm soe, on kevadtööd, põllumajandustööd käimas, siis inimesed üldiselt ei taha tulla kuskile rahvamajja 2-3 tunniks istuma, et kuulata mingisugust poliitloengut. Seetõttu maikuus rahvakohtumisi ei tule, küll aga tuleb suur bussituur, nimelt on mul tänu oma abilistele Viljandimaalt olemas suur reisibuss, kus saab sees istuda, kohvi juua, kringlit süüa ja saab kuulata siis muidugi poliitloengut minu poolt. Ja see suur kampaaniabuss on ringi liikumas 2 nädala vältel enne Euroopa Parlamendi valimisi, 25. mai kuni 7. juuni. Ja me käime läbi terve Eesti, kõik maakonnad, kõik suuremad kohad, kus vähegi võimalik, et inimestel oleks võimalik soovi korral tulla siis tõesti kohtuma minuga, tulla rääkima, soovima häid soove või tulla kritiseerima ja ütlema midagi halba, kui nad soovivad.
siis me oleme täiesti kättesaadavad ja väga lähedal kõikidele inimestele üle Eesti, igas Eesti piirkonnas, igas Eesti maakonnas 2 nädala vältel. Selleks, et 9. juuni õhtul me saaksime koos siis rõõmustada selle üle, et Konservatiivne Rahvaerakond saab vähemalt 2 mandaati Euroopa Parlamendi valimistel ja saab tõelised patrioodid esindajateks siia Euroopa Liidu föderalistide pessa. Lõpetuseks, kui ikka inimesed loevad Õhtulehte ja Kroonikat ja Delfit ja muid väljaandeid, siis ma tahan kinnitada kõigile, et pereeluga on kõik väga hästi. Kõige rohkem siin ilmas armastan ma oma poega ja oma laste ema ja seega vahet ei ole, mis on tulemas artiklid või pealkirjad või mingid uudised kollases meedias, siis sellest hoolimata ma võin kõigile kinnitada, et ei ole siin ilmas mitte midagi tähtsamat kui perekond, sest perekond on see, keda sina hoiad ja kaitsed ja kes samal ajal toetavad sind ja kaitsevad siis, kui sul on seda vaja, seda abi. Aitäh teile kõigile, me kohtume mitte varem kui valimiskampaania käigus, kas kampaania bussis üle Eesti kõikides maakondades või siis juba järgmise parlamendi koosseisu ajal uute nädala video kokkuvõtetega. Nii et olge tublid ja terved, ma soovin teile kõigile ilusat saabuvat kevadet, kus lumi ära sulab lõpuks ja saab õue minna nautima juba kevadsoojust ja kohtume siis 9. juunil valimispäeval selleks, et pöörata see kurss õiges suunas ja seista Eesti riigi ja rahva heaolu nimel. Aitäh teile!